Mind läheb nii fucking kettasse, no reaalselt nagu lõpeta ära, no. See on fucking piinlik, no. I need all the wins, yeah. I don't ever gotta get a no call to quits, yeah. Gotta keep on moving, no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming way hard against. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. Tere, sõbrad. Tere, Andrei. Tere, Robin. Mitte veel, investor Robin. On kätte jõudnud 5. episoodi. Andrei, enne kui sa jõuad midagi öelda. Okei, ma olen vait. Enne kui sa jõuad midagi öelda. Palju õnne Eesti Laulu finaali jõudmise puhul. Aitäh, sõbrad, aitäh. See juhtus, no. Ei ole midagi teha, no. Meil oli palju ütlejaid, kellele meeldinud see lugu. Kriitikud. Nad nimetavad ennast kriitikuteks. Aga samas meil oli ka ikkagist palju inimesi, kes toetasid, kes jälgisid, kes hääletasid. Ja me olemegi nüüd suure sammuga astunud siis Eesti Laulu finaali. Andrei, mul on väga hea meel endiselt selle üle, et meil on neid inimesi, kes ütlevad, et super lahedat asja teete, ülihea laul, tahan sind juba järgmine aasta näha Eesti Laulu, ükskõik midagi positiivset. Neid inimesi on endiselt rohkem kui neid. Muidugi, alati ongi. Kuskil kobisevad. Yeah. See on positiivne. Ongi. Näitavad, et midagi on hästi tehtud kuskil. Ei, täpselt, no. Aga ei, tegelikult on äge, tegelikult oli äge. Ma täitsa ju, nüüd mul on siis 4. kord finaalis ja mul oli see nagu esimene kord, kui ma sain niimoodi, et rahvas pluss žürii, no. Ma olen alati see event, keda on Tomi siis lasknud täiesti viimasena vaata rahva hääletuses. Ja mul on alati sealt nagu läbi läinud. Aga see on nagu, see niimoodi närve, et see ei ole isegi okei, no. Nagu päriselt. Räägi, oli siis nagu pingeline ka või? Nagu kui sa sealt lava taga oli teavad? Mul peaproov oli siuke suht trash, no. Ja nagu, ma ei tea. Räägi, saab või? Jah, ja siis mul oli kuidagi, no okei, davai, super, okei. Aga siis kuidagi, kui meie actual esitus oli, siis oli nagu täitsa okei, ma arvan. Ma räägin, me eelmine episood ka rääkisime, et vaata, mul laulu oskustest ka on, et sa ju kuulasid, kui laulsid hästi või? Ei, minu arvates ma ütlen, et jällegi, ma saan aru tõesti, kui keegi on tõesti nagu räme hea nagu vokaaliga, siis ma saan tõesti aru, et wow. See paneb ikka väga haigeid noote seal kuskil. No, sinu puhul ma nüüd ei saa nii täpselt aru. Ei, mul on vähem see, et vaata, ma sain vähemalt nagu hakkama ja ei olnud nagu täiesti võssa. Et see on kõige tähtsam. Et selle baasülesandega ma sain lihtsalt enam-vähem hakkama. No, nagu võib-olla kui mõnes kohas natuke kriipis kõrva, aga... selles mõttes, et peamine on see, et sa oled edasi. Nii lihtne see ongi. Ega siin rohkem pole midagi kommenteerida. Ainuke asi, mis mind kettasse ajas, oli see, et enne seda, kui me lavale läksime, tuli mingi väike vaheäkt või vaheklipp, vaheäkit, minu arust Stig ja Ott seal tegid mingit mängu. Nagu reaalselt see kestis, siuke tunne, nagu see kestis mingisugune 15 minutit. Ma olin mingi bro, ma tahaks juba nagu ära teha, ma tahaks laulda, ma tahaks lavale minna. Ja siis see asi nagu ei lõppenud ära. Ma olin nagu, see ajas mind nagu veel rohkem endast välja vaata, ma ei suutnud üldse nagu olla. Ja siis lõpuks sai läbi ja ma ei tea, ma siiamaani väga tegelikult ei ole, kui ma esitus näinud, kui me tagasi, kui me Sagu Suurest siia tulime, vaata, siis me veits tähistasime ja siis ma jõudsin koju, ma olin suht juba küpsis ka ja siis ma vaatasin järgi seda. Aga nagu segi peaga oli see, et lambist oli kuidagi kõik palju kiirem ja ma olin mingi, ma saan kohe mingi brain damage. Nagu. Jube hea oli kuidagi. Ei, no ta oli okei, aga ma ei saanud aru, mis minu jaoks nagu kõlas kõik mingi korda 10, nagu selles mõttes nagu kiiruse mõttes, ma ei suutnud jälgida, ma nagu okei, homme siis kaine peaga kuulan üle, vaata. Kes veel selles mõttes ei ole kursis, siis samal ajal siin samas stuudios, seal kus Andrei põhimõtteliselt istub, tegin siis mina Eesti Laulu livestreami, alustasin koos Marti Hallikuga, sest Marti aitas selle setupi siin püsti panna. Andrei, kas sa saad aru, et ma põhimõtteliselt ei jõudnud absoluutselt jälgida seda, et mis vaheäktid, kus sina, mis sina, millal keegi on... Millest te rääkisite siis? Ma ei ole ka seda järgi vaatanud. No Martiga me rääkisime alguses niisama Eesti Laulust. Me alustasime ikkagi mingi 15 minti hiljem, kui me oleks pidanud. Et ühesõnaga see lubadus, et võiks nagu päev enne siis asjad valmis panna, see ikkagist... Ei toimi. Aga siis Marti tegelikult nagu selles mõttes vist nagu natuke sai pahaseks ka.
sai või? et noh, et tegelikult võiks nagu öelda päev 2 enne, et sõbrakesed, et teeme äkki ära. No mis on ka loogiline. Mulle kusjuures Marti helistas mulle mingisugune teisipäeval äkki või. Ja siis oli mingi, et kuule, ma vaatasin podcast'i ka, et te vist teete livestreami ka või mis nagu hakkate live ka tegema. Ei, ta küsis hoopis niimoodi, et kuule, et vaatasin podcast'i, et teil on mingit juppi ka vaja, nagu mingit seda, no mingit juhet, mis on siis livestreami jaoks vajalik ja siis ma olin nagu, millest sa räägid? Te ütlesite podcast'i, et te neljapäeval live ja mingi, on küll ja vaja. Siis ta mingi, et no ja ma teades teid jah, et siis ma nagu veits juba varakult muretsen vaata, et ja küsin üle. See ei ole. Ja ikka ei saanud hakkama sellega. Ja siis ma ütlen Andreile, et reaalselt, et kuule, et ma nagu väga üksinda nagu, ma võin rääkida vaata, aga ma ei tea, kas see on nagu põnev vaatajatele ja nii edasi. Kuule, et kutsume kellegi, no jaa, ikka kutsume, pole probleemi, et helistame, uurime. Ma ütlen, okei, kuule, tegelenud. Kuule, jaa, et ma varsti uurin, et kes võiks nagu tulla. Ma ütlen, kuule, kirjuta Ukule või Uku Suvistele siis, et äkki temaga. Ja see oli Pluts oli ka ja keegi ei viitsinud tegeleda ja siis lõpuks ma olin mingi 20 minutit oli striimi alguseni. Helistan Brigittele. Kuule Brigitte, et jõu, et siis ta ei võtnud vastu alguses, ta helistas tagasi. Kuule jõu, et ma trennis enne. Super. Kuule, et äkki tahad ka tulla rääkima. Kuule, kõigepealt läks kettasse, et meil mingi podcast olime teda kiusanud. Selle engagement trade'iga. Ja siis ta solvus selle peale vist natukene. Ja siis ma olin nagu, ütlesin, kuule, jaa, sorry, et selline nali kõik oli tore. Aga siis ta ütles ka, et kuule, et kui kunagi nagu selles mõttes ta võib tulla, no veits võiks nagu ette teada. Ta oleks nagu tore. Isakas ka võib-olla. Ei no see oli, selles mõttes oli minu jaoks ka üllatus. Ma üritasin seal Eesti Laulul ka siis, kui ma seal koha peal olin. Siis ma üritasin jälgida, nagu, mis teie siin teete, kui ma väga palju nagu midagi kuulan otseselt. Mingi hetk striimi lahti vaatan, et Brigitte istub striimis. Ma mingi, mida mitte, kes Brigitte kutsus? Ma kirjutasin ka veel, et kes Brigitte minu live-striimi kutsus. Ta tuli uksest sisse ja siis ta tuli kohe tagant läbi. Rääkis kohe 100 eurose donationi välja. Ja teil oli see väike musu oli ka või? Ta tegi põse musu ja siis 100 euri sai välja räägitud ja siis ta läks sama targalt istus sinna maha, hakkas Eesti Laulu vaatama. Selles mõttes, Brigitte, sa oled tubli ärinaine. Ja see päris hea peit oli tegelikult. Aga vist rahvas oli kettas, et päris... Päris musu ei olnud jah, sellepärast, aga noh, ütleme, et tegelikult Brigitte vist, nagu ma aru sain, siis tal on mingid asjad mingisuguse härra susisavad. Ta nagu, ta oleks pidanud 500 eurot trahvi maksma oma noormehele selle eest, kui ta võõrast noormeest musutab. Niimoodi või? Jah, ja vastupidi kehtib ka tal see samamoodi, et live-streamis ta seda ütles. Kohe ma... Ootama. Sa otsid selle koha välja või? Ei, ma tahaks siin selle panna siia ekraanile ka meil. Oota, see on aus ju. See on aus küll, jah. Sulle need ikkagist põsemusid vist meeldivad? Sul on juba 3. striik põsemusidega. 3? Maribel, Kristina. Aha, Brigitte ka nüüd. Brigitte ka, Super. Kes järgmiseks? See on väga hea küsimus, Andrei. Ma loodan, et... Kelle sa Siikule võtad? Ma arvan, sa ei saa öelda, et ma oleks Maribeli Sihikule võtnud, et ma oleks Kristina Sihikule võtnud, et ma oleks Brigitte Sihikule võtnud. Need on kõik kuidagi tulnud. Ise tulnud või? Nagu olukord... Sa oled nii tahetud mees? Ei, olukord on lihtsalt selline. Ja kui rahvas nõuab, nagu, siis pole midagi teha. Eks sa pead andma, sa pead pakkuma rahvale ikkagi midagi. Ja siis ma siin lõpuks rääkisingi, ma arvasin, et tuleb lühike siuke tööpäev. Lõpuks olid mingi 5 tundi või? 5 tundi, 4 tundi sellest rääkisin üksinda siin juttu, vastasin küsimustele. Räigelt palju küsiti villa kohta muidugi. Väga palju. No ma arvan, me teekski niimoodi, et räägime natuke sellest Eesti Laulu teemast ja siis keskendume villale jällegist, sest et me juba tegelikult eelmine episood rääkisime päris palju sellest, aga nüüd pärast seda, kui on nagu see asi käiku läinud, on ju. Oi, kus nagu esiteks, mis vastukaja sealt tuli ja tegelikult on jällegist uued teemad, mida inimesed küsisid ja millest me võib-olla ei rääkinud, eks me saaks tegelikult sellest ka rääkida. Me peaks vastama ikka mingitele küsimustele. Need oleks nagu aeg, et alguses tulime küll välja selle ideega, aga nüüd on nagu reaalselt vastamise aeg ka, et saame teile vastata. Aga ühesõnaga Eesti Lauluga jah, me läks seekord jälle hästi. Aitäh muidugi kõikidele, kes vaatasid, kes hääletasid. Paia oli... Väga happy. Paia oli happy, Paia oli aus. Paia oli happy, Paia oli aus. Nägi väga hea välja. Nägi. Ja ta vist väga palju ei rapsinud.
isegi. Tavaliselt ma olen see, et kui üle Paia ära rapsi, vaata. Aga ta oli okei, jah. No samal ajal vaata, kui ma seda live stream'i siin tegin, siis ma saadeti järjest Instagrami neid sõnumeid, et palju keegi reaalselt on hääletanud su poolt, või sinu ja Grete poolt. Mingi vend pani 180 kõne, saad aru? Aga nagu kas see on ikka päris nästi tegelikult. Saad aru, kui nagu kui suur, me pidime ikkagi, ma eeldan ikkagi top 3 olema kindlasti rahvahääletuse pealt, sest et nagu meid ei olnud vaata top 4 selles žüriis ja kohe saada ikkagi žürii pluss rahvas, on ju. Me ikka pidime väga kõrgel olema, väga OP tegelikult. Sõgedad vennad kõik, kes te hääletate. Reaalselt, ma arvan, et kui mina oleks nagu sõnumid kõik oleks läbi ja vaataks palju neid screenshot on vaata nendest kõnelogidest tulnud. Ma arvan, ma pakun mingi 1000 häält saaks enam-vähem kokku, ma arvan. Need lihtsalt nendest sõnumitest vaata, kes lihtsalt on enda kõnelogist vaata screenshoti teinud. See on ikka, mulle ka väga paljud saatsid, olidki, mõned olid. Üks vend oli mingi 180, mingi vend oli mingi 50, mingi 20, no siuksed. See on nagu päris crazy. Ma ei taha teada, palju mamps mulle hääletas ka. Paia ise ka koha peal valis neid numbreid ja mingi nagu pani, tal oli see, et ta ju kuidas, ei ta vist, jah, ta hääletas oma selle Samsungi pealt ja siis hääletas mingi hetk mingi tõn-tõn, kõnelimiit täis. Ei, Paia, tõsta meile minute nüüd, palun. Ta pani ikka auka sellega, no. Ma sain teada, et sul tuli Küproselt hääli, mingi tüdruk. Oli, jah? Jah, keegi tüdruk, kes elab Küprosel, see saatis mulle kirjutas, et tervitusi Küproselt, tervita Andreid ja Gretat, saatis pildid 38 korda vist jälega hääletust. Saab vist ka välismaalt helistada. Ja sõbrad, välismaalt helistage ka. Ootan teie kõnesid. Teid on Austraaliast, teid on USA-st, igal poole. Ei no aus, no. Worldwide, no. Aga ei, nüüd jah, Eesti Laul poolfinaal vähemalt läbi. Nüüd on nagu rahulikum. Nüüd on meil selge ka ju Eesti Laulu nii-öelda siis teised finalistid. Jah. Meie veel seda ei tea. Meie praegu veel ei ole, aga varsti me samal ajal filmime, kui Eesti Laulu siis teine poolfinaal käib. Me esitajad vaatasime ära, aga veel tulemusi ei tea, sest nad ei ole öelnud, aga eks me siis saame lõpus teada. Reklaamipaus. Maru siuke ladina vibesiga oli praegu. Reklaamipaus. Sõbrad, meie selja taha on tulnud ka nüüd Pringles ja Pringlesin on täiesti uhiuus pakend, aga nii nad lubavad, et on ka sama hea maitse. Kas sa oled juba proovinud ka või? No Andrei, tee lahti. Tee palun lahti. Ja proovi, kas on sama hea maitse. Anna siia ka üks. ASMR. No pigem on vist või? Pigem on. Ja me teeme ka giveaway. Nii et kui sa tahad võita 2 kasti Pringlesit, mine meie Instagrami MST podcast. Saan mõlema asjad huugama. Oi, kus lähevad asjad huugama. Võtke osa ja need 2 kasti võivad olla sinu. Just. Mis see, muidugi oli vaata teema tegelikult Eesti Laulu see ka, et see haiguse teema, et vaata jäid välja ja kogu see koroona ja mingid tüübid peavad videoga ja mõned peavad olema mingid laivis. Mis sina kui nagu mitte osaleja, mis sa nagu sellest arvad? Kusjuures see, sa olid, mulle tunne, et sa olid seal üks live streami vaatajatest, kes küsis küsimusi, sellepärast, et seda sama küsimus küsiti nagu ma ei tea mitu korda. Okay. Aga eelkõige pandi see niimoodi, et küsimus, et mis sina arvad sellest, et Merilin ei tulnud täna kohale? Põhimõtteliselt niisuguses vormis. Aga mina ütlen seda, et kui inimene on haige, siis on ta haige, eelkõige, eriti veel sellisel ajal, nagu meil praegu on, siis ma arvan, et tal on endal väga kahju, et ta ei saa esineda ja väga õige on jääda koju. Sest miks riskida teiste inimeste tervisega? Ei, ausa. See on nagu siuke teema, et see on võtta igati pidi võtta. No. Seal on muidugi unfair advantage on muidugi see, et me mingid inimesed siis, teised, kes siin koha peal on, nemad peavad siis laivis tegema, haslima mingi närvipinge ja just Marikal oli Shiral, siis minust lugesin just uudist, et kutsuti talle mingisugune kiirabi, sest mingi, mis tal oli mingi
oligi mingi pinge peal ja siis kontrolliti teda üle, et kas on ikka see lavale kõlbab minna või mitte. Et no mingit siukest asja ei pea tegelema, kuigi tegelikult teised istuvad kodus ja näidatakse videot. Aga tegelikult põhimõtteliselt, kui sa ei pea pingele vastu, siis sa tegelikult saad ka teha samasuguse lükke ja sa saad öelda, et ma olen nii haige, sorry, ma ei tule vaata. Ja sulle öeldakse, eriti sellisel ajal, koroona on niimoodi huugab, siis sa lihtsalt saadki seda öelda ja nii lihtne see ongi. Aga ma arvan, et inimene, kes peab ennast lauljaks või artistiks, ta ei tee sellist asja niisama, nagu see ei ole nagu seda. Või sa raiskad enda võimaluse ära lihtsalt. See võib olla nagu esimene, nagu see võib olla viimane võimalus üldse vaata Eesti sinu jaoks. Sa ei raiska neid niisama ära, ma arvan. No Paia oli ka tegelikult ikkagist... Ta oli ka haige. Ma kuulsin ta oli ka tõsi, ta esmaspäeval helistas mulle. Ütles, et kuule, Andrei, et nagu mul on ikka päris nästi, ma mingi... Ei ole nii, ma mingi okei, davai, tegeleme. Helistan emale ka ja Valentina kirjutas talle kohe mingisugune kõige kangemad mingid ravimid välja, vaata, panime talle, läks kohe apteeki, ostis ära ja hakkas ravima. Ja kolmapäeval me tegime seda lavaproovi. Seal tal oli ikka nagu, tuleb sinna, köhi, panin näkku. Miks sa sulle näkku köhis? Vaata, meil oli see case, vaata see lõpp on ju, läksin talle lähedal. See oli reaalselt, see oli proov, aga see oli mingisugune kas kolmas kord või 4. kord me tegime, ta kogu aeg köhis seal. Ja siis vaata, me läksime seal lõpus kokku, on ju, olime nagu ninapidi koos, on ju. Ja siis... tüüp reaalselt oli mulle näkkus, ma mingi aitäh sulle Paiana. Lihtsalt köhis näkku mulle. Aga kolmapäeval tal tõesti oli siuke, et ta ise oli, et kurat, ma ei tea, et äkki peaks nagu, korraks siis käis mõte läbi, et äkki siis teeme videoga või mitte. Ma ütlesin, ei ole nüüd, vaata, et ei hakka. Siis tal ei, muidugi paneme, proovime ikka, sest tegelikult see, et okei, vaata selles mõttes, et sul on videoga nagu palju lihtsam, aina. Sul on videoga nagu fucking lihtne. Sa lihtsalt ole Skype'i kõnes ja lihtsalt ela kaasa vahepeal. Aga lihtsalt see, kui sa ikkagi oled koha peal, nagu see on nii suur fucking advantage, nagu suga need vaheaktid, kõik asjad, on ju. Sa näed inimest reaalselt koha peal, nagu see minu arust ikkagi annab nii palju juurde, Muidugi. Aga ma ei tea, ma arvan, et mitte ükski artist ei taha sellist asja maha magada. Muidugi. Seal Merks ja see Tomi läksid mingi seal, kuskil oli meedias mingi sõnalus ka, et mingi Tomi oli mingi, et artistina läheks iga kell läks lavale. Tomi poolt jälle mingi siuke, miks ebavajalik tegelikult. Jah, siuke... Ma ei tea. Pigem on ebavajalik. Selles mõttes, et kui sa oled haige, nii lihtne see ongi. Et no, jah, Sest aeg on selline, Andrei, lihtsalt ei ole midagi teha. Andrei, mäletad, siin mõni päev tagasi saatsin sulle artikli. Ja artikli väga lihtne pealkiri. Mis artikkel? Elu24 artikkel. Aha, lähme sinna see. Võime minna. Selles mõttes. Ma lihtsalt tutvustuseks enne, siis ma tegin väikse TikToki ka, ma ei tea, et keegi ei nägi. Võid seda näidata. Kus siis panin kokku kõik meie lemmikud inimesed, kes siis midagi loo kohta midagi seal melisesid. Ja siis vaatame korraks ka. Ja siit see samast asjast me siis hakkame rääkima ka. Sorry, Andrei. See on selle eest, et lugu lihtsalt ei olnud väga hea. Sellest Grete Paia featuringist ma ei saa üldse aru, minu meelest see on täiesti ebavajalik ja rikub selle loo ära. And at this point I'm just looking at the timer and I'm thinking, when is my 3 minute up? At the moment we are on 2 minutes and 9 seconds and this is where I'm stopping it. Thank you very much. Vahi, kes välja tulnud on? Victoria Martinson. Mulle tundub, et see on nagu troll entry. Ja sa mõtlesid, et see on nagu lugu, et mul ei olnud üldse mõtteid, ma panen terve sama lause tervesse loosse ja vaatan pulli pärast, kas saab. Aga samas, ja räägi, mis nüüd saab. No cap, shut the fuck up. No ja nii lihtne ongi, no. Selles suhtes oligi nüüd siin see Elu24 artikkel on ja siis see Vivi Blogsi vend seal midagi seletas, kes on Victoria Martinson, ärkas ellu.
ka nüüd kuulus muusikakriitik või? Et tema on spetsialist või? Marianne Ubaleht siis kommenteeris seal midagi. Ja lõpuks vaatan see, et ma tegelikult, siin keegi kommenteeris ka, et kui sind ei huvitaks see, siis sa ei teeks sellest videot. Ega mind reaalselt ei huvita, no, ma ju tean, kuidas mina suhtun enda loosse, kuidas rahvas on seda vastu võtnud. Mind nagu ei kotigi reaalselt kõigi nagu midagi isegi. Kui sa ütled, et mulle lugu ei meeldi, noh, on kõik tore, lähme edasi. Aga lihtsalt vaata, ma olen vist paar korda öelnud, ma olen siuke huier vend, vaata. Nagu, ma olen siuke huier, no, sorry sõbrad, mul on mitte midagi teha, ma olen huier vahepeal. Ja vaata, kuna ma tegelen siukse asjaga, kus inimestel on paraku alati midagi öelda, vaata. Ma olen ise see, kes alati midagi ütleb kuskil, aga kui sa ise sellist asja teed, siis teised ütlevad sinu kohta ja sinu muusika on ka selline asi, mida inimesed nagu arutavad, analüüsivad, kommenteerivad, kritiseerivad. Ja vaata ongi, lihtsalt kuna oli siin nii mõndagi inimesi, kes midagi ütles, läkutavad midagi. Ma kuulan, okei, davai, ma tean, ma olen kõigega kursis, ma tean, kes mida, kus ütles, ma jätan alati meelde. Väga õige, tuleb jätta. Ma jätan alati meelde, aga ma kohe ei reageerin. Ja siis ma lihtsalt on see, et okei, davai, ma siis näitan teile. Ma workin edasi, ma saan sinna finaali ja siis, sõbrad, no siis on see, et siis on juba saad aru? Siis on see on põhimõtteliselt lihtsalt see, et kõik need, kes jutustavad, kes midagi pläkutavad, sa pead lihtsalt neile tegudega näitama, et kuidas asi käib. Ma olen nõus suga, aga lihtsalt minu jaoks, vaata, mida mina saan öelda ja samamoodi, mida mina saan eelkõige öelda, on see, et kui ma kuulan mingisugust laulu, siis ma saangi öelda, et jah, mulle meeldib, jah, mulle ei meeldi. Mitte, et su laul on sitt. Miks ta sitt on? See on troll entry. Miks see troll entry on? Miks põhjenda enda arvamused ära, kui sa enne midagi ütled, vaata. Et muusika ongi kõikidele kuulamiseks ja nautimiseks, või siis sa ütledki, et jah, Andrei, mulle ei meeldi see laul. Sa ei pea põhjendama seda, mulle lihtsalt ei meeldi, minu taipene. Aga kas sa laulus oli midagi valesti? Mis sulle need sõnad ei meeldinud? Meloodia ei meeldinud? Äkki neile ei jäänud sõnad meelde või? Ma arvan, et need jäid meelde. nii mõnelegi kuulajale. Ja siia lihtsalt võib-olla, enne kui me veel edasi liigume, siis lihtsalt teema lõpetuseks ongi nagu, et inimesed räägivadki alati, neil on alati midagi öelda. Alati öeldakse midagi head, alati öeldakse sitta. Aga vaata ongi, see video ongi võib-olla nagu teistele võib-olla innustuseks selles osas, et vaata, see on nagu ehe näide sellest, et nad räägivad, neid on olemas. Ma panin nad kokku teile, aga lihtsalt sa tee oma asja. Ei peaks mitte midagi kottima. Lihtsalt tee oma asja, näita oma tegudega, et sa oled parem nendest, kes räägivad. Ja sul oli üks väga hea lause, mis sa ütlesid, kui mulle üleeile mingi laeva ja mingi teemana. Sõbrad, kuulake nüüd hoolega. Tahan tarkused ära. Lause kõlab järgmiselt. Eks suuri laevu sadab ikka kajakate kisa. Ja antud hetkel, seal videos, seal TikTokis nägite neid vaikselt midagi rääkimas kuskil. Aga selles mõttes tegelikult ongi nagu see, et alati ja millegipärast on need inimesed, need, kes kommenteerivad halvasti, ütlevad halvasti, on nagu negatiivselt meelestatud kohe, on need, kes ise millegipärast ei tee paremini. Ja Andrei, ma jõuan sinna kohe nüüd. Smooth üleminek. Nüüd ma jõuangi sinna, sõbrad. Siis see video, millest me hakkame rääkima, see on Elu24 enda poolt toodetud, enda poolt tehtud, kõik autorõigused kuuluvad nendele, siis Postimees Grupile, ilmselt nii nagu ma aru saan. Ja artikli nimi. Ja mälus oleks see sült päris hea. Desiree Mumm ja Sander Lepnur tõmbavad Eesti Laulu poolfinalistid liistule. Ja jällegi on kokku saanud kaks sellist väga asjalikku kriitikut, kes tõesti teavad Eesti muusikast ja üleüldse muusikast tõsiselt palju. Ei no, tegelikult lihtsalt nagu ma olen seda videot näinud. Minu arust Sander nagu ei olnud üldse nagu nii... Sander isegi saanud aru, miks ta on seal. Ja ta viitsinud väga olla, ma arvan seal. Ta lihtsalt läks, et okei, ma siis... Äkki tal on Postimehes mingi kohustus veel. Seoses selle maleva asjaga. Et Andrei lihtsalt sind siin ei olnud, aga üks neiu kutsuti ka sinna seda samat asja tegema. Ilmselt siis, ma arvan, kas Desiree asemel äkki või? Sina, me teame väga, ma ei käesõnaga, sina ei olnud siin, ma pärast räägin sulle. Tema lihtsalt keeldus siukse asjaga tegelemast, et sa ei teada, et Sander on seal.
et seda ei hakanud minema Okay. aga ühesõnaga, sõbrad, millest me... Siis tuli Desiree Mumm, jah? Siis tuli Desiree Mumm. Sinu lemmik. Ja väga hea, et ta tuli, sest sõbrad, nüüd me näitame teile, kuidas kuidas ei kritiseerita muusikat või ei avaldata arvamust muusika suhtes, vaid ollakse isiklik ja minnakse varasema isikliku kokkupuute puhul otse-eetris või siis selles videos tähendab nagu minnakse solvama ja ründama. Andrei, ma ei hakka täna välja tooma seda, et mis ta nagu sinu video, sinu muusika kohta ütles. Nagu te nägite TikTokis ka tegelikult seal oli juba, et talle Paia millegi pärast ei meeldi. Ma olen aru saanud, miks. Paia isegi ei tea, miks. Ma ei tea. Paia mingi promo pole temaga ühtegi sõna rääkinud, ta lihtsalt heidib mind. Aga see ongi see, et muidu oleks väga, väga subjektiivne, kui ma siin hakkaks mingeid arvamusi, siis kaitsma sind justkui siin, et ärme seda tee. Vaid ma täna oleme Andrei selja sirgu 2 naismuusiku ees, kellega mina ei ole mitte kunagi varem kokku puutunud, ma ei tea, kas sina oled. Üks nendest on Elina Netšajeva ja teine on Helen Randmets. Ja selle Stiigi kohta oli ka midagi vaata. Ja natuke ka Stiigi ees. Vaata, me otsime üles kähku. Ühesõnaga, Sinda siis me leitsime selle kohe lõks seda Elinast räägin. No lihtsalt nagu korraks vaatame. Selle kõrgele ronimisega? Seal lõpus on üks siuke noot, mida nimetatakse whistle tone'iks või whistle note'iks, mis on siis laulmise ja vilistamise vahepealne asi. Ja see on sinna niimoodi sisse surutud, et tähendab, video on ülihea, laul on hea, meloodia on hästi puhas ilus, mis mind Elina puhul häirib, on tema teatraalsus, mida siin ei ole isegi nii väga näha, aga mida on näha tema indekates. Ja nüüd ma ei teagi täpselt enam mida öelda, aga et tegelikult on nii, et see lugu ikkagi sündis minu südames tuli see ja siis me käisime stuudios seda ikkagi salvestamas. Produtsent ka nagu midagi ütles. Mul on sama reaktsioon temaga seoses ja ma ei tea, võib-olla see ongi see ülemängimine või selline nagu kuidagi, mul ei ole nagu tema vastu midagi otseselt, aga kuidagi kui mul on valida, et kas ma nagu näen ja kuulen teda, siis pigem ei. Sama, ta on tüütu. Aga kuulaks ikka lõpul, ma tahaks. Oh my fucking god, bro. Lihtsalt, ma lihtsalt tahaks nagu... Mul ei ole nagu sõnu, sõbrad, et me tuleme kokku ja neil ei öelda, Andrei ilmselt, et kuule, et hakkake nüüd puid panema. See ei käi nii, see ei saa nii toimida. See on lihtsalt see tema... Mul pulss praegu tõusis, ma isegi tea, kust alustada. Ta on tüütu. Nagu... Ei, alustame sellest, mis ta alguses rääkis teatraalsus on. Inimene äkki on lihtsalt selline. Inimene lihtsalt on selline. Ja Andrei, ma tean, ma olen just Elinaga, ta oli minu poolfinaalis, ma rääkisin Elinaga, täiesti väga rahulik naine, väga tore, väga rõõmus, kogu aeg naeratab, hästi tore naine on. Ta lihtsalt ongi siuke, ta on isiksus, kui ta lihtsalt nagu saad aru, see on isiksus. Ma täpselt ja see on nii isiklikuks läks. Mida türa sa haugud, reaalselt. Aga see ongi ebanormaalne. Nagu türa, sorry, et ma veits juba, ma reaalselt mul pulss tõusin. Nagu, mis mind tema puhul häirib? Ära ütle parem. Ei, no ma ütlen. Vaadake, vaata, milline sa oled seal. Sa mängid mingit sellist kuradi badass bitchi, mingit toxic vibe'i, tahad seda luua. Nagu fucking drop the act. Me teame väga hästi, kes sa tegelikult oled. Nagu, miks sa oled siin selline, sa mõjuksid palju paremini, kui sa oled lihtsalt fucking chill inimene ja okei, no ma ütled, et seda oleks nagu rahulikult teistmoodi sõnastada ka, ütled, no lihtsalt võib-olla mingites kohtades on natuke võib-olla paneb üle, aga tegelikult mis iganes. Lihtsalt lõpus pani kuradi kirstordi, ta on tüütu. Lihtsalt Elina Netšajev on tüütu. Bro, nagu... Kas sa saate aru, sõbrad, et siin Eesti riigis on väga palju inimesi, kellele samamoodi ei meeldi, mida mina teen, ei meeldi, kuidas ma räägin, ei meeldi, kuidas ma ennast väljendan, ei meeldi, kuidas ma olen kaameris ja nii edasi ja nii edasi. See kõik on täiesti okei. Ja see ei saagi olla, et mina ei saa kõigile meeldida, Andrei ei saa kõigile meeldida. See ongi nagu normaalne asjade käikene. Aga kui justkui üks inimene, kes peab ennast avalikule tegelaseks, ütleb ja ka muusikuks ja lauljaks, ütleb teisele lauljale artistile, siis kes on juba Eesti Laulu finaalis,
aga sellele eelnevalt ütleb talle, et sa oled tüütu ja sa oled nii teatraalne. Ja mingi teda tegi järgi ka. Jah, tegi teda järgi. See oli üks cringe'imid asju, mis ma näinud. Kas nagu saab rohkem isiklikumaks minna üldse? Ma tulevad muusikat kritiseerima, muusikat hindama, aga ma ütlen, et fuck, sa oled nii kuradi tüütu. Sa oled tüütu reaalselt. Liigume edasi. Alustame sellest, sa ei saanud veerand finaaliski edasi, mida sa haugud reaalselt? See nagu see shut your fucking mouth. Ega see reaalselt, see ei ole nagu okei. Ma ei üldse, kuidas see läbi lasti. Minu kohta ütles, on ju, seal mingi, seal oli veel teiste kohta, on ju. Nüüd Elina kohta mingi, reaalselt, kui ma poleks veerand finaalist nagu edasi saanudki. Ma julgeks suud lahtigi teha ka. Ma oleks reaalselt öelnud seal saatel, kuule, sorry, et nagu mul on veits piinik, et ma ei saanud saatest edasi, et mul nagu, mis ma nüüd siin kommenteerin. Kes mina olen kommenteerima? Enda laul oli nii trash, et ei saanud edasi. Jaa, Andrei, liigume edasi, mis ta ütles Helenile ja see on nüüd sõbrad nagu viimne piis karikas, et kui see on okei, siis see, Andrei, me lähme ikkagi varsti väga äärmustesse mingite asjadega. Ei no, see Stiigi kohta oli ka, Stiigi kohta ta ütles, ma ei viitsi praegu otsida, aga Stiigi kohta oli seal mingid, pani pausile, vaatasid Stiigi lugu ja see oli see, et Stiig, palun kirjuta mulle või sa ei aru, Stiig, palun kirjuta mulle või siis Elu24-le või siis ma ei tea, ükskõik kellele. Kirjuta, et miks sul see kuulivest selas? Seal on nagu relvi. Miks sul see kuulivest selas? Nagu, ta mõtles Stiigi vaatab. Ta küsis selle, et Stiig, kui sa seda vaatad, mis sa arvad, kas Stiigi vaatab seda? Ja teiseks, kui ta ütles, et kirjuta mulle, ta sai aru, et ei, kurat, Stiigi või kirjuta ometi mulle. Stiig kirjuta Elule võib-olla. Okei, Elule ka ei kirjuta. Stiigil on täiesti pohhui lihtsalt, saad aru siuksest asjast. Ta ei hakka, ma ilmselt ütlen ette ära, ta ei kirjuta mitte midagi reaalselt sulle. Ei, reaalselt. Ja ma ütlen, et meie seisame täna nende inimeste ees, kellel me tunneme päriselt, et on nagu mindud isiklikuks ja tehakse nagu reaalselt liiga. Niimoodi, et hindamata tema muusikat ja vaid öeldakse nagu brutaalselt halvasti. Siin Sander oli mingi, kulge, nagu, tahaks nagu lugu kuulata, mida arutada, mitte nagu, et inimesest rääkida. No lähme edasi. Vaatame korra selle Heleni osaga, kus ta siin lõpus ütles. No. Sander, kas see minu lugu oled üldse kuulnud? Ma olin veerand finaalis. See ei ole minu lugu kuulnud. Teid huvitav, mida sa minu loost arvaks? No kui vaatame ära. Pidi mummuga loo tegema. Mul mitte outfit. See, et kuule, joo, viitsid kuula minu lugu ka. Mis sa arvad? Ma veerand finaalist edasi saanud, aga viitsid kuula minu lugu ka. Päris alasti. Sa oli minu lugu kuulnud. Kus ma seda kuulma peaks, kui seda fucking lastagi kuskil, kui sa fucking Eesti Laulu veerand finaalist ei saa edasi? See ei saa edasi, mis asja? Mida sa teinud oled kõik ei hääletanud sinu poolt? Kas sa ei ostnud hääli? Mul on infot, et üks inimene minu veerand finaalist, kes on ka siin poolfinaalis, mida me just kuulasime, ostis hääli. Ja seetõttu ta sai ja on alust arvata, et seetõttu ma ei saanud. Sa pead rikkama meelest võtma. Mu mees on produtsent, kellega ma selle loo koos kirjutasin. See on minu mees, nii et... No, tal ei ole piisavalt järelikult raha, et sul hääli osta nüüd. Pausi peal. Me ei ostnud hääli. Sander mõni puhid. Mees on vaene. Mu mees on produtsent, jah, vaene produtsent. Mees on produtsent, siis raha väga nagu ei ole. Aga sõbrad, te kuulsite tegelikult hetkel sellist lauset, mis on väga karm süüdistus. Ja ma selles mõttes seekord ma tegin ka natukene ettevalmistust. Ma kirjutasin Google'isse, mida tähendab häälte ostmine. Nii, kuidas sa ostad hääli? See nii kaua, kui sa saad raha eest telefoniga osta mingid hääletada, siis sellist asja nagu häälte ostmine tegelikult ei eksisteeri. Eksisteerib poliitikas näiteks häälte ostmine, kui näiteks sina ei ole valinud endale veel erakonda ja mina olen ühes parteis ja ütlen sulle, et Andrei, et ma annan sulle 100 eurot ja tule hääleta minu poolt. See on häälte ostmine. See nii kaua, kui sa saad tasuta midagi teha, ilma sellest nagu raha maksmata. Aga Eesti Laulu sa maksad raha, et sa saaksid hääletada. Ja see tähendaks ka siis, Andrei, seda, et kui mina hääletan näiteks sinu poolt 10 korda, see tähendab seda, et sina oled hääli ostnud minu käest justkui tema arvates. Mis on tegelikult täiesti arulage nagu süüdistus. Ja teiseks, kui ta ütleb, et ta nii-öelda siis üks veerandfinalist ostis hääli, me saame vist aru, kellest ta räägib, aga me ei saa seda öelda, sellepärast, et ta ei öelnud seda seal välja. Jah, ma tahtsingi vaadata, et kes meil siin üldse, kes meil üldse, tema oli meiega ju ikkagist, ta oli ju, vaata kui ilusa pildi ma leidsin kohe siin, kohe mummukasega koos siin. Et siis meil oligi vaata siin selline valik, et siin 3 saidu vaata rahva hääletusega, ehk siis
Helen, mina ja Franz, on ju, ja Triin. Ja siis sai Jüris edasi ja siis sai edasi Kaia-Liisa. Jah, ma toon siinkohal Andrei viin mõtte lõpuni, kus ma tahtsin siis siin välja tuua. Noh, selline seis oligi või? Ei, no jah, selles mõttes, et need kolm Franz ja Helen ja mina saime siis rahvaga. Ja 3 žürii, ei 2 žüriiga. Okei. Kui alustuseks häälte ostmine tähendab Andrei, selles mõttes tähendas seda, et kui Desiree ütles, et keegi siis sealt ostis hääli, siis tähendas seda, et ta pidi minema siis ilmselt Tomi Rahule juurde ja ütlema, et Tomi, palju sa soovid saada raha, et ma saaksin vähemalt poolfinaali. Arvad, et see käib niimoodi või? Aga see on väga karm süüdistus ja siin võib-olla tegelikult lihtsalt senikaua, kui sa maksad selle eest, senikaua tegi sa tahad. Ehk siis, kui ma neid nagu siseenne poolt ka hääletan, siis ma ostan hääli või? Jah. Kui sina hääletad. Vähemalt rohkem kui ühe korra, siis sa oled hääli ostnud mul. Ehk siis, ja sellepärast ei tema välja või? Ja jõudes nüüd sinna... Saad aru, kui perses see on? Kuulake sõbrad seda. See ei ole nagu okei. Lihtsalt teeme veel ühe korra selgeks. Eesti Laulu süsteem on võib-olla lihtsalt vaatajale, kes ei ole nagu kursis sellega, võib-olla keeruline. 3 tükki läheb edasi rahvahääletusega sellest veerandfinaalist. Ja 2 läheb siis žürii hääletusel. Ja Franz, Helen ja sina ja Grete läksid edasi rahvahääletusel. Nii. Desiree ütles seal sellise lause, et üks inimene ostis endale hääli. Kas siis sina, Franz või Helen? Helen, lihtsalt mainin, et Heleni pani viimaseks ka enda selles hääletuses, selles samas videos. Ja keda ta mõtles? On alust arvata, et sellepärast ei saanud tema poolfinaali. No ma ei tea. No. Ehk siis Andrei, kas kõik need tulemused, hääletustulemused on kõik avalikud? Kas on avalikud? Ei ole, veel ei ole, see tuleb pärast finaali. Kas seda informatsiooni... Ma olen suht kindel, et 4. oli, ma ütleks, et 4. oli rahvahääletuselt meister Jaan, ma pakuks. Aga näed, Desiree teab tal on alust arvata, et tema oli hoopis 4. Sest et kui see üks inimene 3 seast ei oleks endal hääli ostnud, siis oleks hoopis tema saanud poolfinaali. Kas te saate, sõbrad, sellest loogikast nüüd aru? Ehk siis Desiree mumm teab hääletustulemusi, teab palju helistati, aga keegi teine ei tea Eestis. Äkki ta küsis Tomilt juba? Kas ta arvad, et Tomi andis selle informatsiooni? Kui Tomi selle informatsiooni andis, see on väga kahtlane. Mitte keegi teine ei tea. Seega, sõbrad. See on nagu reaalselt, bro. No. See ongi nasty, bruv. Kas sa saad aru? See on tõesti nasty, no. Meil on mummukesega ikka ka tegelikult ju kokkupuuteid olnud, eriti sinul, no. Jaa, absoluutselt. Mis me siin ikka salgame? Mis me ikka salgame, jah. Oleme nii mõnigi kord väljas käinud, aga see jäi siis aasta aega tagasi nüüd juba. Jaa, kui ammu raisk. Jah. Et kaua me küll väljas ei käinud, aga kuuke võib-olla. See oli vist see, mis sa temaga korraldasid, see oli. See oli minu arust kõige õudsam asi, mis ma ei ole näinud. Aga tegelikult lihtsalt see, et me läksime, me ei olnud kordagi koos, aga selles mõttes me saime väga hästi läbi, me ei läinud ju mingi tüliga või niimoodi, et mingid, meil oli okei, no selles mõttes. Teil kogu aeg oli mingisugune mingid jamad olid. Lihtsalt tegelikult ongi see, et minu meelest kõik läks rahumeelselt, kõik oli okei, aga mul ei ole mitte mingit isiklikku vimma tema vastu, absoluutselt mitte. Lihtsalt see on alati, see on nagu nõme. Nagu, ütles lihtsalt, nagu saad aru, mind tahab nagu, kui inimene ise on lihtsalt selline nagu mingid, nagu, kui keegi saab või vaadake ise pärast järgi see elu 24 asi ka. Jaa, see artikkel on see lihtsalt see, kuidas türa sa oled seal lihtsalt mingi süke. Sa minul oled kuulnud, ja siis joob ka nagu mind tahab nii fucking ketta siuke käitumine, no. See on nagu, miks sa oled nagu, sa mõjuksid lihtsalt nagu palju paremini, kui sa lihtsalt oled chill ja arutad, et ei ole siukest mingit pääräs, üritad olla pääräs, no rõhutan, üritad olla pääräs siuke mingi bitch on ja nii-öelda. Mind tahab nii fucking kettasse, no reaalselt nagu, lõpeta ära, no. See on fucking piinlik, no. Ma tegelikult, Andrei... Drop see on aus, drop the act. Nagu, aga ühesõnaga, Andrei, kui mina oleksin praegu Desiree mumm, ma läheksin kiiresti Messengeri, kirjutaksin Netšajevale ja Helenile, et ma väga vabandan selle eest, mis ma tegin. Ja ma arvan, et siis sa võid andeks saada ja nende inimestega kunagi ka rääkida.
see ongi nagu veider, vaata, et nagu, et noh, Eesti on nagunii, vaata, päris väike on ju see muusika community meil on ju. Ehk siis nagu, noh, kui sa hakkadki kellelegi niimoodi lambist puid laduma, kus sa lihtsalt, noh, ma oleksin rahulikult öelda, võib-olla see ei olnud see, mulle ei meeldinud see ja kõik on ju. Aga ongi, sa pead suht tihti on ikkagi, sul on mingisugused koostööd on ju ja ikka alati on keegi kuskilt seotud, ükskõik lähed kuskile mussi tegema või sa lähed kellegi kirjutama mingit lugu või sa lähed mingi läbi labeli midagi, kõik on omavahel seotud, vaata. Paratamatu ja täpselt siuksed üritused, Eesti Laul, no, sa oled mingi ninapidi oled koos kõikidega, et sa nagu, noh, see nagu, ma ei suudaks, vaata, nagu ma... Sa teed seal head nägu, vaata, mingi. Kõik on hästi, kõik on tore, sa lähed fucking elu 24 ja siis teed siukest fucking sita kokku. Sest vaata, tegelikult on see ka, et vaata, noh, isegi see, et on Eesti Laul, need žüriid on ju ka nagu seal nii-öelda siis Eesti muusikud võib-olla või kes on selle muusika nagu ümber on ju, mingi raadiosaate või mis iganes on ju. Et isegi nagu see on juba vaata niimoodi, et mõtled, sa oled mingi osaleja, sa oled mingi žüriiga tülis või sa oled mingisugune, noh, saad aru, et ma ei usu, et seal mingi žürii on lõpuks, et see, noh, et ei, tal on laul hea, ma vihkan teda kogu südamest, aga ma panen talle 2. No ta ei ole, sa lihtsalt paned talle nullina. Midagi teha. See on mitte midagi teha, noh. Ja see ongi, vaata, nagu ma noh, oma muusikute vastu ma niimoodi ei astuks, noh. Ja lihtsalt selle peale, et no, tule analüüsi laule, ei, ma hakkan sulle nagu... Aga mis oli aus, oli see, et näiteks ma esimest korda kuulsin mingi whistle note'ne. Sa ei teha targemaks. Ta tõi selle välja, mis on väga konstruktiivne, et talle see ei meeldinud, aus. Nagu, kui mulle midagi ei meeldi... Ta on fucking ooperi laulja, noh. No shit, et ta hakkab kõrgelt laulma, noh. No shit, et ta paneb mingi whistle note sinna. Aga see ongi nii... See oligi, vaata, enam-vähem asjalik, vaata. See on nagu konstruktiivne. See on nagu võib-olla see, et minu jaoks veits seda liiga palju, aga kui tema jaoks toimib, tegelegu. Aga ei, Elina on tüütuna. No, see teatraalsus on ka päris nasty, bruv. Produtsent ütles ka. Tõmbas Anna Andrei või? Tegelikult tõmbaks pilid kotti tänaseks. Arvad, või on sul veel midagi? Ma mõtlesin korra Villa kajastust rääkida. Mõtlesin, et äkki tahad veel Desi mummust rääkida. Ei, aitab küll olla, aitab küll. Tal on eetriaeg otsas. Eetriaeg on läbi. Liiga palju, ma räägin, liiga palju sai promo tegelikult. Aga no jah, ühesõnaga, mida iganes. Lihtsalt ma rõhutan, mul last, mind ei huvita, mis ta tegelikult selles mõttes nagu ka minu kohta ütles või noh. Täiesti suva, reaalselt. Täiesti suvaine. Lihtsalt see, et ta nagu niimoodi siuksel maneeril nagu ütles nagu teiste kohta niimoodi ja ma arvan, et Andrei meie puhul... Lihtsalt ma tuletan meelde, et sa ei saanud veerand finaalistki edasi. No. Millest sa räägid? No? See on hästi. Nagu, ma räägin, ma mingi siuksest asjast, kui... See on lihtsalt, sa pead nagu inimesena tunnetama seda, ei või? Nagu kui sa mingist asjast nagu, sa võtad osa ja siis sa langed välja, sa pead ainult olema siis, kõik on väga tublid, kõik on väga tore, ma ei suudaks inimesena seda öelda, ma olen nagu L on suurelt on L lihtsalt otsa ees kinni ja siis ma veel haugun ka midagi. Nagu shut your fucking mouth. Sa tema laulu oled kuulanud? Ei ole, ei taha ka. Väga aus. Aga kus ma seda kuulda saaks? Seda ju ei ole näidast vastu. Mummu vihkab minu pajakest ka, ei kannata. No ühesõnaga, see on nii nagu, vaata, isiklikuks ei saa minna. Andrei, kui palju nagu, ütleme, et õnneks väga vähe, aga on neid inimesi, kellele öeldakse igapäevaselt, et kes on avalikule tegelased, kellele öeldakse tõesti, et mõttetu vend, sitasti teed oma ja nii edasi. Aga tõesti nagu see lihtsalt isiklikuks ei tasu minna. Sa ei saa minna, kui see inimene ei meeldi, siis ole vaid, hinda tema asju, millega ta tegeleb. Mitte vaata talle näkku, et sa oled üks kuradi kole inimene. Tüütu. Nii ei saa. Ja Tomi Rahule läksid altkäemaksu pakkuma. See on ikka eriti nästi süüdistus. Sa läksid Tomi Rahule pakkuma raha, et Tomi ütles, et jah, võta. Ikka saab, Muidugi. 20,000 näiteks. Koini on vaja. Alusetu, vaata. Täiesti alusetu. Aga Desi mummul oli alust arvata. Ad break. Reklaamipaus. Nii on. Head sõbrad, meil on jälle külas LHV-st Nelli. Minul on kõrval. Tere Nelli. Minul on kõrval investor Andrei. Kõige suurem investor. Ja ka mina jõudsin siia, investor Robin. Ja sõbrad, me oleme liikunud nüüd selles suunas, et me rääkisime eelmine kord sellest, mis asi on kasvukonto, aga täna me liigume selle poole, et me teeme oma kasvukonto, investor Andrei.
valime välja sealt asjad ja fondid, mis tunduvad meile huvitavad Tavai. ja teeme selle ära. See, saab hakata teenima ka nüüd. Saab alguse teha kõige sellele. Aga enne kui me selle kasukonto avame, sest LHV-l on selline väike kampaania tulemas, kus siis sa võiksid avada oma kasukonto ja aktiveeri kaardile mikroinvesteerimine hiljemalt 13. veebruaril ja võid võita 250 € stardiraha oma kasukontole. Ja kõik see loosimine toimub 18–26 aastaste vahel. Nii et päris aus tegelikult. Ma tegelikult ju kvalifitseerun, aga sina kohe enam. Saad aru, mul veits teeks, et ma olen siuke vana mees juba. Paneksin piiri sisse ära. Aga mina igatahes näitan oma kontoga täna, kuidas seda teha. Andrei muidugi kontrollib seda kõike. Muidugi. Sõbrad, vaadake siis, me oleme nüüd siin LHV lehel. Sõbrad, kui sa tahad tervet meie intervjuut 4G siis kuulata, me näitsime tegelikult päris mitu asja siin. Me näitsime, kuidas kasukontot avada. Me näitsime, kuidas virtuaalkontol investeerida, mille sa saad tegelikult rakendada siis päris kontole ka, kuidas sealt aktsiaid osta. Andrei, mis minu jaoks kõige tähtsam oli hetkel see, et mul hakkab iga ostuga minema raha ka sellele mikroinvesteeringuna kasvukontole. See on väga OP. Ja me rääksime väga palju sellest, nii et kui sa tahad tervet meie seda intekat kuulata, siis mine MST podcast Highlightsi channelile ja vaata seal siis see ülena. Aga okei, Andrei, sa tahtsid jõuda villateemadeni ka, kus siin nii palju küsimusi oli. Ma lihtsalt räägiks natukene sellest kajast, kuidas see siis reliis oli, vaata. Nagu, sest me tegime selle eelmise episoodi, me tegime siis, kui seda videot veel ei olnud väljas, inimesed ei teadnud sellest. Ja siis me võisime nagu oletada, mis saama hakkab. Aga nüüd me siis juba teame, nädal aega möödas. Jesus Christ, bro. No see oli ikka nasty. Ma arvan, Andrei, et siukest vaata, mul on alust arvata. Aga tõesti see, mis toimuma hakkas, oli lihtsalt meeletu registreerijate arv, rets. Kõik olid mingi, et Andrei, kus video on, mis asi see on, tahaks uut videot vaata. Ja siis tuleb mingi minutiline mingi klipp, vaata, see, mis te siin nägite ka, ja kõik on mingi, mis asja, wow. Ja siis tuleb mingi tunni aega, kõik portaalid olid kohe juba uudisega teinud, vaata. Siis, muidugi see tulevillasse.ee läks ka lõhki lihtsalt selles suhtes nagu meil oli esimese päevaga oli põhimõtteliselt 1000 inimest. Esimese õhtuga video läks kell 5 välja, äkki oli mingisuguseks kella aga saad aru, me olime mingi kella 2 vaatasime, vaata kuidas neid tuleb ja kell 2 öösel inimesed ikka veel registreerisid. Äkki oli mingi 900 mingi 30. Kella 10 hommikul oli mingi 1000 juba täis ja praegu on kohe saab 2000 vist. Praegu on natuke nagu veits nagu downtrendene. Selles mõttes registreeritakse, et esimese päevaga läks kohe hüppesse. See on kõigi enam ideaalsemat nagu sellist hype ei saanud olla, et kõik panid kõik kohe hakkasid rääkima sellest. Meedia, sul on nagu suur summa mängus ka ja sellest oli päris aus nagu see kohe, kuidas see to the moon läks reaalselt, see oli ikka, inimesed läksid hulluks reaalselt. Ei, see oligi, Andrei, mul samamoodi siin live streamis siis neljapäeval nagu inimesed küsisid. Mitte ainult, aga väga palju. Ja ma ei tea, kas me vastame nendele samadele küsimustele ära, siis mis küsisid. Oota, ma lihtsalt tahaks öelda veel seda, et see on haige, et kui milline vastukaja oli nagu siis rahvalt, kõik olid kohe räme huvitatud, mingid inimesed on valmis juba mingid oppe tegema, et meie saatesse saada. Nagu no cap. Ja mingid haigeid asju on juba nõus tegema, et üldse ma vaatasime kandidaate ka, üks vend oli reaalselt, tüüp ei suutnud juba ära oodata, registreeris oma nime ära, avame pildi, tüüp on mingi haiglavoodis lihtsalt mingi niimoodi siukse selfiega, me oleme mingi bro Need oli reaalselt haiglas tilgutite all lihtsalt mõni mingi monitor oli kõrval piip väike selfie, ma tahan villasse tulla kuule doktor viitsid, et äkki teeme pildi ka, sa ei taha tulla reaalselt, aga ühesõnaga järgmine päev ma siis läksin ka, ma olin käisin ühel shoot'il ja siis olin ühes telemajas ja seal ka lihtsalt ebareaalne kõik mingi top vennad tulevad küsima, kus näitama hakkate ja
kust raha saite ja kus kõik küsimused. Ühe vennaga räägin, siis tuleb mingid nagu need mingid saatejuhid, veel tulevad produtsendid rääkima. Mulle helistavad mingi kuradi nagu, ma ei tea, mitu mingi produktsiooni inimest helistasid mulle ka, et päris äge ja no, selles mõttes nad olid just, et ikka helistasid, et võib-olla natuke infot saada, aga nad helistasid isegi selle põhimõttega, et tegelikult on tubli, et võtsite midagi sellist ette, et viimasel ajal ongi ainult ühed ja samad näod teevad seda asja, võib-olla on juba veits vanemad tüübid ka, ja nüüd tuleme meiesugused mähkerid, kes nagu on reaalselt selles vanuses, kus seda asja tehakse, ja inimesed lähevad tegema selles vanuses, aga me oleme just täpselt selle võib-olla mõtlemisega ja siis me saame nagu kuidagi sellest uut värskust või uut hingamist natuke tuua, et siis, et no just pigem nagu kiitsid ka, ja see on nagu ebareaalne lihtsalt see, et just, et see, et rahvas võttis hästi vastu, aga see, et nagu mingid telemajad rääkisid sellest, mingi kõik suuremad produtsendid, kõik. Me saime tohutult kohe kirja mingisugune, et kas on võimalik reklaami ja kuidas teil sellega ja isegi mingisugused väiksed, mingid siuksed telekanalite mingid nad huvitusid sellest asjast, et no see on ikka next level, et me oleme kõik ikkagi täiesti väga surprised. Eks Andrei sellega kaasneb ka tegelikult päris suur vastutus ka nüüd, et meil on ikkagi suur asi, mida enda õlgadel kanda ja seal on meie nägu ja nimi taga ja me teeme kõik selleks, et see asi läheks ikkagi niimoodi huugama. Et sükest asja Eestis varem ei ole nähtud. Aga Andrei, võib-olla sa olen veits rääkisin sulle, mis küsimusi küsite, aga põhiküsimus, Andrei, kas 30 000 eurot, kas sellest võidusummast läheb ka raha maha? No see oli, ma olen ka ise neid, vist on keegi kirjutanud mulle ka, just Isto oli vist kuskil mingisuguse asjas juba hakanud seal rääkima, kuigi see on naljaks, vaata nagu inimesed hakkavad ise mingeid asju välja mõtlema. Tegelikult sealt siuksest nagu niimoodi lähevadki mingisugused kuulujutud ja lõpuks ja me ei pruugigi jõuda nende inimesteni, kes kuulsid juba seda esimest nii-öelda siis näiteks kui Isto ütles mingi kuskil, et seal 30 000 läheb maha, lõpuks jääbki mingi tonn näiteks. Mitte sittagi ei lähe maha, saate aru inimesed. Aga see ongi see, et isegi kui me praegu siin ütleme, me ei pruugigi jõudagi selle inimeseni, kes seal lõpuks alguses sai teada, vaata, et ongi, mis on see saade, kus läheb mingi see maa, see on mingi prügina. Ma ei saagi nagu tegelikult ka sellest aru, et miks on vaja nagu neid asju välja mõelda, siis olla nagu siuke nagu pritsida siukest sappi selle suhtes. Me teeme asja, mida varem ei ole tehtud ja keegi on ikka mingi ma räägin, miks nagu, ma ei saa aru. See on täpselt sama teema, millest me enne rääkisime ka, et inimesed nagunii pläkutavad, ei ole mitte midagi teha. Sinu ülesanne, kui sa midagi ette oled nagu ette võtnud, sinu ülesanne on lihtsalt teha seda fucking hästi ja lõpuks ole see vend, kui see tuleb see hästi välja, ole see vend, kes lihtsalt teeb nii või? Teeb nii või siis teeb, mis meile teha. Kalma. Delivery, aga sa pead kogu aeg deliverima ka. Sa pead lihtsalt ette näitama, kuidas asjad käivad. See on kõikidel teile innustuseks ka, ma arvan. Lihtsalt inimesed nagunii pläkutavad. Ei ole mitte midagi ma ei saa sellest aru, et mis me oleks pidanud selle projektiga seoses teistmoodi tegema, et kõik nagu reaalselt iga viimne, kui üks inimene oleks on wow, isegi vanaema kodus oleks olnud mingi wow, bro, sinna peaks küll minema. Vanaema. Mingi vend tahtis oma vanaema saata live streamis. Ütles, et kuule, ega oma vanaema südarit ei saa. Ma ei tea, aga igaks juhuks saada. Aga lihtsalt ongi see, et nagu, kas 30 000 eurot on nagu vähe või? Kas Türgi villast on vähe või? Kas tasuta lennupiletidest on vähe või? Mingid vennad olid jah, et kuule, see 30 tonni isegi juba liigis, mulle see juba see Türgi isegi nagu, see villa juba soovis väga hästi, et ma oleks niisama ka tulnud. Aga selles mõttes, et vaata hästi palju küsisid, et miks ei tule seda telekasse. Selle jaoks on meil nagu väga lihtne vastus olemas. Me ei läinud seda mitte kellelegi pakkuma, sest meile tundub ja me oleme sellest suhteliselt kindlad, et meedia siis korporatsioonid, nad absoluutselt ei huvituks sellest. Nagu nendel puudub igasugune huvi nagu meie selle asja vastu. Sellepärast, sa arvad selle saate osas? Just nad loobuvad või nad ütlevad, et nad ei ole huvitatud ja nad ei taha nagu seda meiega koos teha, sellepärast, et selle saate maksumus on lihtsalt liiga suur. Sul on odavam teha mingeid odavamaid asju, sellepärast, et see ei ole vaata kasulik telekanalilt ilmselt. Ja pigem on see, et nad kindlasti oleks huvitatud sellest, sest nagu reaalsuses ju
see, et ma käisin mingis, vaata seal telemajas mingid inimesed helistavad, nagu see juba näitab, et kui juba reaalselt saate tegijad on nagu huvitatud sellest asjad, et siis on ilmselt ikkagi nad igal võimalusel nagu saaksid, aga siin jääb lihtsalt, ma arvan, nagu siin jääb ikka päris kõvasti jääb nagu selle budgeti taha kinni. Ja selles mõttes, et põhimõtteliselt see oligi see asi, mida ma tahtsin nagu edastada, et ilmselt nagu rahasumma lihtsalt. Ja siis on järgmine küsimus, et kui telekanalis näite, kus siis on. Me teeme põhimõtteliselt selle jaoks nagu enda platvormi, kus siis põhimõtteliselt tuleb pay-per-view. Ja siis episoodide kaupa saad endale soetada siis ühe episoodi ja nii lihtne see ongi. Summa ei tule väga suur. Ma ütlesin seda ka live streamis, et me lubame, et summa on vägagi taskukohane kõikidele asjahuvilistele. Kui see kunagi välja läheb meile, siis reaalselt ostke, palun. Me nii palju pingutame. Aga ärge muretsege, aga me proovime nagu... Palun, ärge olge need vennad, kes mingi kulutud, viitsid jaga seda koodi ka. Sooduskoodi saab. Aga ärge muretsege, me proovime selles mõttes ka teile seda asja nagu deliverida, et see raha, mis te maksate, see on fucking väärt seda. Ja see on meie eesmärk. See kindlasti on. Mis veel siis live streamis küsiti panevad? Et mida selle 30 000 euro eest tegema peab? See oli ka hästi siuke sagedane küsimus, aga sõbrad, endiselt. Ma lihtsalt tulen natuke selle juurde tagasi, et see on suhte- ja mängusaade, kus siis osalejad, vaata ikkagi suure tõenäosusega on seal meessoost isikud ja naissoost isikud ja tekivad paarid, eks ole. Ja korraldame paaridele võistlused, mängud ja selgub parim osaleja ja parim osaleja võidabki selle 30 000 eurot. Lihtsalt pead olema, Andrei, hea ja igas asjas parim. No see ongi, vaata, see on selles mõttes, me ei saa, me ei hakka kohe praegu spoilima, mida sa nagu reaalselt, nagu bro, see ei ole loogiline, nagu kuidas sa ei saa asju ajada niimoodi, kui sa nagu spoilid kõik, nüüd me räägime kõik vaikselt hakkame rääkima mingist kõik basic asjades, mida siis iga võib-olla osajale või iga inimene, kes nagu huvitub sellest, kes veel ei ole kindel, me räägime sellest, aga me ei hakka mingi saates sisu spoilima. Kuule, et saate 3. päeval tuleb selline mäng, et... Ei no reaalselt mõtlen, näiteks Too Hot to Handle on lihtsalt mingi, et ja nüüd tulete siia saatesse ja no nüüd vaata inimesed teavad enne seda Too Hot to Handle'i sisu on. Aga kui sa oled nagu lihtsalt vaataja on, sa oled mingi, et see on see koht, kus tuleb mingi koonus ütleb, et te ei saa ja mitte midagi muud teha. Spoilib lihtsalt kõik kogu selle fun'i ära. Ma ei hakka teile ütlema, mis on sisu. Kes need osalejad välja valitakse, siis... Küll siis vaikselt hakkab tulema, tilgutame vaikselt informatsiooni, aga... Oota, siin öeldi viimane läbi, kes sai edasi ka Eesti laulus, kes see on? Vau! Nüüd me saime teada ka, kes nüüd teises poolfinalist ka edasi said. Väga hea meel tegelikult nende üle. See minimal win saavad äkki oma võimaluse ka finaalis. Aga ühesõnaga, nüüd Eesti laulu teisele poolfinalistidele soovime õnne. Palju. Mina näen teits juba ilmselt, kui mitte neljapäev, reede, siis laupäev kindlasti. Kuule, aga teeme Andrei küsitluse. Kas vaatajad tahavad näha live streami otse Saku Suurhallist, kui ma seal kus sa paned seal? Loožis panen huuma. Seal on nagu, ma ei tea, kes seal. Saab. Seal oli vaata suured nagu kui sul on keegi insider, kes meid kuskile sinna laseks, oleks päris äge. Samas võitis on siin ka äge. Aga mõtleme selles suhtes. Mõtle, kui me saaks nagu kuidagi vahepeal vaatan paremale. Kuule, seal Desiree Mumm ei laula, aga Andrei näiteks laulab, vaatan paremale, et näed, näitan teile ka. Et tuled kohe artistiga teed seda live show'd. Ja siis kuule, tuleb Green Roomist tuleb enne Green Roomi minemist, tuleb sealt minu live'ist läbi ja siis läheb tagasi Green Roomi. Üks osa Eesti laulust. Ei, naljaks, aga see oleks lahe, ma arvan. Ma arvan, et see oleks väga lahe, aga vaatame. Mis veel Villaga, kas on veel midagi või? Hästi palju põhiküsimus äkki või? Kunas filmimine on ja kunas üldse see on, siis tegelikult see ei ole veel, selles mõttes see ei ole lahtine, aga ilmselt umbes täpselt juuni keskelt, juuli keskeni, keskpaigani siis. 3 nädalat siis võttes juuni keskpaigast. Ma arvan, küll on palju ja siis eks me kindlasti veel räägime nendest villateemadest veel ja ma lihtsalt ongi, et kohe, kui teil mingeid küsimusi on, siis kirjutage
kirjutage, kas siia kommentaaridesse YouTube'is siis ja või siis kirjutage otse meile. Tegelikult kirjutage siia, siis me saame kohe täpselt. Või siis peaks mingi aeg tegema mingisuguse Instas ka mingisuguse Q&A mingi teema. See tegelikult on see saame ette võtta. Ja samamoodi ju omavahel rääkisime, et head inimesed, kui teil on pakkuda mingisugust head nime sellele projektile. Seal oli Villa 69. Vau, see päris aus ju. Ma ei tea, kuidas teile meeldiks Villa 69? Villa 69. Igal pool on 69. Kas see on mingi sain või? Kuule, aga see võiks olla mingi sain. Ei või? Võiks küll tegelikult. Kuule, teeme küsitluse, kui teile paneme selle Villa 69 kommentites, kui teile see sobib, siis let's go, me ei viitsi enam mõelda. Ja mingi vend kirjutas mulle, kuule, et päris aus nimi oleks Ranna küla. Bro. Pane pohhu Rannamaja 2 siis. Reaalselt. Rannamaja Pat Peter. Rannamaja Pat Peter. Ei, no ühesõnaga kirjutage, kui mingid küsimusi Villa kohta on. Ja lihtsalt üks asi, mis mul kohe praegu meelde tuli. Väike soovitus kõikidele, kes kandideerivad. Nii. Väike soovitus. Soovita. Ma isegi ütlen, ma ütlen väike soovitus. Suur soovitus. See on väga suur soovitus. Väga suur soovitus. Isegi kohustuslik, ma ütlen. Lihtsalt, kui sa kandideerid, nagu meie valime ju, algvoor on selline ikkagist nagu pildi pealt. Palun pane endast nagu enda võib-olla kõige parem pilt, mis võimalik on. See nagu see, ja niimoodi, et võib-olla me näeme ka su nägu, su ükskõik mida. Mõned on reaalselt panevad mingi seljaga pildi lihtsalt. Nagu bro, kuidas ma valin sind? Rindade pildid on ilusad, aga ei ole vaja neid panna. Selles mõttes. Kõik on okei. Pange enda näost palun alustuseks. Jah, nagu lihtsalt. Pissidest ei ole vaja panna, Andrei. Pissidest ei ole vaja panna. Ja siis ongi lihtsalt, mingid vennad ongi, siuke see, mis see haiglavoodil oli, see oli, naljakas, aga võib-olla tema olukord, ei olnud võib-olla nii naljakas, aga saad aru. Aga lihtsalt kujutage ette meid, teeme lingi lahti, siis tuleb mingi vend on haiglavoodil. Aga ühesõnaga, lihtsalt pange mingi hea pilt, kas mingi Instagramist mingi parim pilt lihtsalt. Parim pilt endast, jah. Seal on nii palju mingisuguseid mingi snapi filtriga, mingi 100 erinevat mingi näokest on sul peal veel. Kuidas ma peaks aru saama, mis inimesega tegu on? Ei, no tõesti, pilt on iseenesest ilus, aga tõesti ei ole nagu, võib-olla kõige paremini aru saada, et mis seal täpselt toimub. Jah, ärge neid snapi filtreid palun kasutage reaalselt. Ja siis hea valgustusega, ärge pange uduseid pilte, Jesus Christ, ma võin nagu jäädagi nimetama siin, mis pilte me oleme saanud. Aga ühesõnaga lihtsalt, aitäh muidugi kõikidele, kes on kandideerinud, neid on tõesti palju, me oleme päris palju. Minu vist oli üle 2002 midagi. Kohe saab 2000. Kohe saab 2000 ja see on ikka näästi tegelikult. See on väga hull ja ma ütlen, et muidugi on, ütleme niimoodi, et siis kõik on kandideerinud, keda võib-olla arvaksite, on ju? Jaa, on. Kes kandideeriks. Aga ütlen ka seda, et Andrei, siinkohal me oleme väga head tööd teinud. Reaalselt. Ja lihtsalt ütlen, et kui need inimesed, keda me oleme seal juba näinud ja kes lõpuks võib-olla jõuadki nii kaugele välja, et siis saates osaleda, silm puhkab, ma arvan, saab contenti, see on ikka, tõesti, ma nii ootan juba, mis saama hakkab, sest tõesti väga suur ja väga lai valik ja väga potentsiaalikad inimesed on ennast kirja pannud. Ja ma päriselt, see ei ole nagu, ma pärast ei käpi siin praegu. Siin on nagu, ma ütleks isegi, et kui me räägime hetkel ainult tüdrukutest, ja mõlemad pidi, mida me oleme näinud, siis ma ei saan teile öelda täpselt nii palju, et siin on, mina olen näinud, kuna meil on pealinnas praegu, siis pealinnas üks koorekiht võiks olla registreerunud juba praegu. Nagu just ma mõtlen hetkel välimuse poole pealt ja selliste nagu tuleb, kes kogu aeg toimetavad kuskil, keda sa näed kogu aeg mingitel üritustel, kes on kuskil, ma mõtlen just niimoodi. Ei tõesti väga ilusad inimesed, väga ilusad on. Ei ole tõesti, ma nagu arvasin, et võib-olla ei julgeta, aga minu kõik eeldused on nagu löödud selle castinguga ja kogu selle asjaga. Samad sõnad.
ja tegelikult siinkohal tegelikult on Andrei väga hea koht. Meil on väga hea selles mõttes see, kus see idee alge tekkis ja kus igapäevased arutelud käivad. Meil on väga väike punt ja alustuseks ja selle saate lõpetuseks suurimad tänud sellele pundile reaalselt, mis see punt toimib nii hästi ja ma loodan, et see toimib kuni järgmiste projektideni välja. Sest see on nagu meil on nii hea töögrupp koos, et nagu me saame väga häid asju koos teha. Jaa, tervitused neile. No see on ka sõbrad, tulevillasse.ee panen just kirja. Järgmine nädal on Eesti Laulu finaal. Vaadake kindlasti seda. Hääletada. Ma teen livestreami ilmselt jälle, super, ei saagi vaadata jälle. Tehnika, kõik rabiseb siin kuradi ma kõrval, kõik üle, üks vale liigutus, mingi juhe kuskilt väljas, kõrvaklapid ei tööta, pilte eest kinni ja mul jälle kõik perses. Aga ühesõnaga juba 5 episood, järsku kunagi vaatame, et oleme juba 50 ja ühesõnaga sõbrad, oli tore. Jah, oli. Saime jälle content. Saime, aga olge tublid sõbrad ja kohtame juba järgmine episood. Kuulake meid Spotify's, kuulake Apple Podcastis, YouTube'is, vaadake TikTok, vaadake Instagramis tuleb loos. Jaa, muidugi. Ja siis on ka muidugi meil veel Patreon, kui sa tahad meid toeta seal. Samuti teeme teid, proovime teist kõigist teha ka rahatargad inimesed, isegi õpime igapäevaselt koos LHV-ga. Ja ühesõnaga on mida vaadata, MST podcast highlights ka. Ja. Sa isegi nagu ei taha tegelikult lõpetada ja sa lihtsalt tahad rääkida mikrofonis su hääl nii hästi siin. See on nii mõnus. Aga mulle aitab nägemist. Davai sõbrad, tšau, pakaa.